Tere, head Rallycrossi sõbrad! Rõõm on teid täna tervitada siin uuelt Rallycrossi rajalt, Raassila Rallycrossi rajalt, kus toimuvas siis ametlik Rallycrossi 2023 hooaja treeningpäev. Selle päeva eesmärk ongi siis tutvustada seda rada meie võistlejatele, kes osalevad siis Eesti meistrivõistluste sarjas. Ja nagu meil tavaks saanud on, siis see päev ei koosne ainult treeningsõitudest, vaid alustame päeva koosolekuga, kus me siis tutvustame selle aastal toimuvaid muudatusi ja kindlasti kordame üle ka kõige olulisemad reeglid, mida peaks siis võistlejad jälgima. Samuti saab siis ka sõna meie meditsiiniülem ja temagi räägib, kuidas ja mismoodi peaks käituma, kui rajal juhtub midagi, mis seal juhtuma ei peaks, ehk mõni avarii. Ja järgmisena veel kindlasti, mida saavad kõik autod läbida, on siis tehniline kontroll. Kohal on meil tehnilise kontrolli personal, kes vaatab üle, kas auto vastab või on vaja veel mingisuguseid muudatusi teha. Hooaeg 2023 on siis 6-etapiline, nagu juba tavaks saanud. Alustame 29. aprillil siinsamas Raassillas ja lõpetame 9. septembril Laitses. Sinna vahele jäävad siis ikkagi traditsiooniliselt Kulbilohu, Misso, Põltsamaa ja Kehalarajad, nii et kokku 6 juba tavaks saanud rada. Sügisel tegime auto enam-vähem jonksu ja ega pole isegi, ma arvan, kordagi vist äkki käima pannud. Et väga palju ei ole teinud, et loodame lihtsalt puhta õnne peale, et saab see aasta äkki paremini ja küll hooaja vältel siis teeme. Sügisesed tegemised on siis nagu asja ette läinud, et praegu on ikkagi kõvasti parem, kui me eelmine aasta isegi hooaja keskel suutsime teha. Et praegu on väga hästi läinud siiamaani. Talvel sai meie Mitsubishi päris suured ümberehitused. Tugevdatud sai siis jõuülekannet ja värskendatud ka veidi mootorit, et eelmine aasta oli tõsiseid probleeme jõuülekande vastupidamisega, et tehnika jumal ei olnud sellel korral meiega ja siis otsustasime teha mõningad muudatused. Täna oleme siin Raassila uuel rajal ja saanud mõned ringid sõita, et rada on igati kihvt, kiire, samuti on tehnilisi lõike, et me päris oma seda sõidurütmi ei ole veel kätte saanud, aga just praegu muudame natuke autoseadistust ja sätime siit, sätime sealt, et loodame, et saame endale rahuloleva aja täna välja sõidetud, et minna vastu esimesele etapile. Plaan on siis proovida pisut teistsugust ala ralliga, et 12 aastat on rallit 12 järjestikust aastat on rallit sõidetud ja tekkis niisugune väike mõttekoht, et mida nagu edasi teha, et võiks midagi muud proovida ja talveõhtutel neid mõtteid tuleb ja tuligi mõte, et miks mitte proovida hoopiski rallycrossi ja seda just cross-kartidega, et need tundusid mulle väga niisugused ägedad särtsakad relvad ja eks nad on autodest ikka kõvasti erinevad ja tahab saada oma väga täpset seadistust, et sellega kiiresti sõita ja just see, mis sulle nagu mugav on. Või pigem tegelikult see, et siin mängib ka see, et aeg näitab ühte, aga võib-olla ta väga nii mugav ei ole, et siis tuleb leida mingisuguse kompromisse, et mis siis lõpuks mõlemad koos töötavad. Aga ma ütleksin, et kindlasti, et selle ühe päevaga saab väga tugeva adrenaliili laksusid kätte, ja teisest küljest ühistart koos teistega, ma pole kunagi seda teinud ja see on kindlasti üks uus ja huvitav asi, mida proovida ja kindlasti saab väga keeruline olema. Rada on tänanud väga hea, kahjuks pole nii palju sõita saanud, kuna kardil oli probleem algus, aga saime kõik korda ja rada on hea. Tuleb sujuvalt sõita ja üritada hoogu säilitada ja ikka ideaaltrajektoori. Mis su enda hooaeg nagu toob, mis võistlustel sa sõidad?
Ma sõidan ainult rallikrossi ja plaanisin ikkagi võita ja saime ostetud uue auto, mis peaks olema palju võimsam ja vastupidavam. Täna on esimene kord, kui seda autoga saime paar meetrit sõita. Praegu oleme paar ringi sõitnud ja juba on ajad sama, mis olid eelmise autoga. Pikka maad on veel minna, et saada sinna piiri peale selle auto võimsusega. Eelmine aasta sai sõidetud juuniorit, aga mõtlesime, et konkurentsi nii palju olnud, et oleme kohe Super-top kutseajad sõitma, kuigi veel saaks juuniorit sõita. Maailmaolukord ja Covidi lõpp ja kõik asjad on jätnud oma jälje, et ei ole olnud nagu väga võimalus sõita, aga kuna võistluspaus on nii suur olnud, siis tahtsime täna tulla proovima ja eriti tõmbas see uus rada. Auto on täpselt seisnud nii, nagu ta on. Viimasest, kui 21 aastal lõpetasime hooaja, sai ta täis rebildi, aga on siiamaani seisnud ja olengi nii-öelda aastas korra paar tahan nagu liigutada, et täitsa seisma ei jääks. Samas täna on lihtsalt ainult sõidu nautimine, et mingit edasiarendustega tõenäoliselt sellel aastal Eestis osa ei võta rallikrossi sarjast. Veel on lahtine, aga me tahame ikkagi minna vist tõenäoliselt Euroopasse mõned viimased etapid teha kaasa, et hetkel tegutseme selle nimel, aga ma ei saa midagi kinnitada, et see juhtub järgmine kuu.